teie hoiatus tuli, siis tänati teid ka kodaniku julguse eest hiljem, sest see oli täiesti risti vastupidine sellele, mida oodati ja mida teised ametid esitasid. Kui me lähme nüüd tagasi, kuidas teie oma hoiatuse sel ajal tegite? Miks ta erines? Kuidas see nii teistmoodi oli? Sellest on juba 6 aastat tagasi ja eks osalt on see ka mälust juba kustuma hakanud. Tegelikult ei olnud hoiatus nii väga erinev ametliku süsteemi hoiatusest. Erinevuse kõige suurem moment oli pigem selles, et ametliku süsteemi teate järgi oleks vesi nagu tõusnud küll 3 meetrini, aga jäänud ranna peale pidama. Et see komponent, mida siinne maja juurde andis, oli ääretult lihtne. Vesi ei jää ranna peale müürina seisma, vesi tuleb sisemaale. Ja see tähendab seda, et osa linnasid ujutatakse üle Pärnu puhul kuni peaaegu südalinnani, Haapsalu puhul peaaegu kuni südalinnani oli selge. Väike sadamad ei ole enam ohtlikud, rannaäärsed karjamaad ujutatakse üle, karjad on õhus, ranna äärest kuni 2-3 meetri kõrgusjooneni tuleks kõik asjad evakueerida. See oli see sõnum, mille teadlased juurde panid ametlikule informatsioonile. Räägitakse, kui sellele tormile mõeldakse, et see oli nagu murranguline hetk Eesti ühiskonnas, et korraga hakati ka teadlasi kuulama lisaks ametlikele kanalitele, et teadlastel on mida lisada. Jah, Eesti oma noore ühiskonna, noore vabariigina ja teismeeast tol ajal suhtus teadlastesse natukene üleolevalt. Tundus teile nii? Jah, ma saan muidugi rääkida enda tunnetest, kindlasti arvasid suhtujad teistmoodi. Aga see torm oli murdepunktiks, et teadlased suudavad õigeaegselt konsolideerida informatsiooni, tuua sellest välja asjad, mis on kõige olulisemad ja sõltumata ametlike kanalite tegevusest või tegevusetusest viia sellega iga üksiku inimeseni välja. Seda omadust teadlastelt tõenäoliselt ei oodatud. Ja tagasi jälle teadlaste osa juurde prognoos, mis tehti, sündis tegelikult Taanis ja Rootsis. See prognoos oli olemas kõigil meie ametkondadel. Info liikus ametkondade vahel, aga kuskil jäi ta toppama, nii et inimesteni see sõnumi sügavus ei jõudnud. Nüüd teadlased panid sinna juurde ainult oma kohaliku teadmise Eesti oludest ja sellest, mis rannal tegelikult sündida võiks. Ühest küljest ja teisest küljest panid sinna juurde väga selge sotsiaalse närvi ja oskuse sõnastada keerukas füüsika lihtinimesele arusaadavas vormis. See on tõenäoliselt see murrangu algus. Sellega seonduvad veel teised momendid, ega see torm ei olnud ainus, samal aastal oli veel 2 tormi, kus teadlaste hinnang osutus täpsemaks emotsionaalsetest arvamustest. Rääkige sellest teisest tormist, see oli väga huvitav näide. Siis oli juba ühiskond valmis uuteks hoiatusteks, ühiskond oli närvis, teenistused püüdsid ennetada igasugused võimalikke purustusi ja teie ütlesite taas, et võtkem nüüd rahulikult. Jah, mõned päevad pärast seda kuulsat 9. jaanuari tormi oli tulemas teine torm. Pealt näha ilmakaardile vaadates tolle esimese tormi veel kange mõde. Tegelikkuses, kui vaatasime lähemalt prognoosi, vaatasime, kui suure osa Läänemerest see saabuv torm katab, mis pidi ta puhub, mis on tema tuule muster, kui kõrgele võiks vesi tõusta, oli selge, et samasugust mastaapset uputust ja kahju tulla ei saa, lihtsalt seetõttu, et sellel tormil ei olnud piisavalt energiat. Aga seda ei olnud võimalik välja lugeda lihtsast ilmakaardist. Ja jah, olid teatavad huvitavad momendid ja seekord jälle peale siis see teadlaste arvamus, et kuna tormid käituvad põhimõtteliselt Newtoni seadust järgi, siis Newtoni seadustele ei maksa võidelda. Neid tuleb lihtsalt arvestada. Aga miks siis need ametlikud ennustajad neid lihtsaid seadusi ei arvesta? Newtoni seadused toimivad mere jaoks väga keerukal moel. Siit natuke lüpates hoopis muu teema peale, et kui me räägime vee liikumise võrranditest, siis tegelikult lainevõrrandite aluseks on massijäävuse seadus. Ja Newtoni seadused kasutatakse samuti laineteoorias ja hobuste teoorias siis impulsjäävuse seadustena. Nemad kirjeldavad vee liikumist vee pinnal. Et hoovuste ülesne lahendatakse otseselt siis Newtoni seadust tulevaid võrrandeid. Aga lainemaailmas toimib Newtoni seadus, see kuulus impulsjäävuse seadus, vee pinna piiritingimuse jaoks. Need asjad on väga sügavalt pööratud ja niimoodi pööratud vaatekohas
peab olema, vaatekohaga peab olema harjunud aastakümneid, enne kui see saab omaseks ja selle alusel on võimalik teha selgeid ja lihtsaid järeldusi. Siis on midagi imelikku, et inimesed, kes on harjunud vee liikumisega, ei suuda tungida sügavalt sellesse, mis toimub vee pinnal ja kuidas vee pind muutub. Nii et see oli see, mille te lisasite nendele ametlikele prognoosidele koos Norra, tähendab Taani ja Rootsi siis teadlastega? Jah, põhimõtteliselt selle aspekti, et vee pinna muutumine on lainelise iseloomuga ja seal toimivad füüsikaseadused natukene teistmoodi, kui me tavapärase elus harjunud oleme. Ja see erinevus on tegelikult ääretult lihtne, et kui liigub energia, võib ta liikuda kahel moel, kas koos massiga, kui me viskame kivi kuskile või laseme vett hüdrandist mingis suunas minna, siis liigub energia koos massiga. Energia võib liikuda ka lainena, nii et massi see ei liigu. Ja selle aspekti lisasime meie siin oma majas prognoosidele ja saime aru, et seekord asi on väga kuri. Ja moment, miks asi kurjaks läks, lainelise liikumise puhul on nii nagu pinnalainete, tavaliste tuulelainete ja tsunamide puhul lugu nõnda, et mingi allikas, antud juhul tuul, paneb energiat merepinna mingisse osasse. Aga see energia liigub mööda merepinda lainena. Merepind on pinnalaine jaoks kui kuldjuhe elektrivoolule. Nii et mingisse kohta pandud energia tabab teist kohta. Ja seekord tabati Eesti läänerannikut. Nii et see oli väga huvitavate asjaolude kokkulangemine, et te saite selle nii ilusti ennustada, aga öelge, kas torme saab üldse ette ennustada samal viisil, nagu te tegite 2005. aastal, et väga täpselt sõnastada või on need ikkagi üllatavad, kas me saame juba ette teada, kuidas see energia hakkab seal liikuma või on siiski ka üllatusmoment alati juures? Põhimõtteliselt on tormide ennustamise ülesanne praeguseks maailmas lahendatud enam kui 10 aastat tagasi. Et see oli jälle Eesti Noore Vabariigi laste haigused, et Eesti Meteoroloogia Instituudis vastav osakond 90. aastatel likvideeriti, nii et merespetsialisti sinna praktiliselt ei jäänudki. Nüüd on sellega asjad korras, nüüd on mere osas vastutuse endale võtnud meie kolleegid Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudis. Tormide prognoos, nagu ma ütlesin, on lahendatud jämedalt paarkümmend aastat tagasi. Tänapäeval on küsimus ainult veel selles, et mis kohta torm täpselt tabab. Me teame võrdlemisi täpselt tormi suurust, tormi kestvust, tormi liikumise kiirust, aga raske on ennustada tema täpset trajektoori. Nii et ka 2005 jaanuari tormi eel polnud selge, kas tormi kõige jõulisem osa tabab Soome lahte või Kuuramaad. Meie õnneks tabas Kuuramaad. Mere reaktsiooni prognoos on õige natukene keerukam, aga mitte palju keerukam. Ja ka see on lahendatud põhimõtteliselt paarkümmend aastat tagasi. Ja tänapäevaks on olemas mudelid, mille kohta võib nii öelda, et ükski ohtlik veetõus ei jää praegu Eestimaal märkamata, seda märgatakse vähemalt ööpäev, tõenäoliselt 2 ööpäeva enne, kui see kohale jõuab. Et see on praeguseks täiesti rutiinse prognoosi tasemele viidud ja rutiinse protsessi osa. Ma olin hiljuti just seismoloogia laboris Californias ja me rääkisime maavärinatest. Ja seal oli probleem just selles, et me umbes aimame, kus see maavärin võib tulla, aga me ei tea täpselt maapõues toimuvat, et millal see maavärin tuleb, hoiatusi ei saa ette anda. Vee puhul, mere puhul on siis asjad ikkagi teistsugusemad. Me saame juba ette näha, mis hakkab toimuma. Selle, mis toimub vee pinnal ja rannaga, selle määravad ennekõike atmosfääriprotsessid, tuul, õhurõhk, õhurõhu liikumise mustrid. Ja nende prognoos on lahendatud päris hästi. Juhtivates meteokeskustest tuleb 4-5 päeva pikkune enam-vähem usaldatav prognoos. Detailisid võib usaldada umbes 2 ööpäeva ette. Kui need atmosfääri jõujooned on teada, siis nende alusel käivitatakse meremudel ja 1,5–2 päeva ette on päris selge, kuidas meri konkreetse tormil reageerib. Nii et selles mõttes on vahe maavärinate uurijate ja prognoosijatega lausa mäekõrgune ja midagi teha. Füüsika on erinev, ühel juhul toimivad suhteliselt lihtsad seadused, atmosfäär liigub, seda panevad liikuma konkreetsed jõud, mille suurus, suund ja kestvus on teada ja see paneb omakorda liikuma mere, seetõttu on võimalik kogu süsteemi võrdlemisi täpselt prognoosida. Nii et me Eestis oleme tegelikult õnnelikus seisukorras, kui nii öelda. Me ei ole seismiliselt aktiivses piirkonnas, kus need protsessid on ette aimamatud. Kui me
selle suure veega silmitsi seisame või tormidega, siis me saame siiski juba ette samme astuda päris pikka aega. Mitte päris pikka aega, siiski suhteliselt pikka aega. Kindlasti, et praeguseks on ettenägemise horisont võrdlemisi täpselt umbes 2 ööpäeva ja detailides umbes 1 ööpäev. Maavärinate puhul ei ole seda olemas ega saa kunagi olema. Maavärina puhul on tegemist pingelahendusega. Me ei tea iial, millal täpselt toimub lahendus, see on nii nagu säde 2 traadi vahel, me ei tea iial täpselt, millal 2 traadi vahel tekib läbilöök või millal ja kuhu lööb välk. Me saame seda teada ainult statistiliselt. Maavärinate uurijate puhul on ainult heas seisus tsunami uurijad. Et nii nagu ka seekord Jaapani maavärina puhul jõudis tsunami Tšiili rannikule 20 tundi hiljem, et selle ranniku osa jaoks oli etteteatamise aeg umbes sama pikk, nagu on Eestis läheneva tormi jaoks. Aga see on nii-öelda ainult väike osa õnnest selles suures õnnetuses, mis toimus. Samas jälle, kui me mõtleme selle suure tsunami peale, seal ei olnud mingit ettehoiatust, mis tavaga tsunamide juurde me tuleme hiljem tagasi, aga räägime veel sellest tormist kui sellisest. Te olete öelnud, et iga torm on tegelikult täiesti unikaalne. Jah, on. Tundub, et samad jõud, samasugused füüsilised jõud mängivad seal oli. Mis teeb siis iga tormi unikaalseks? See on umbes nagu inimestega, et inimese koosseisus on ju ainult 100 keemilist elementi ja nende kombinatsioon on iga inimese juures väga erinev. Sama lugu on tormidega. Ükski torm ei ela oma elu üksinda maailmas. Torm sünnib atmosfääris, kus on teatav õhurõhu jaotus, madalrõhkkonnad teatavatel põhjustel süvenevad, kuskilt saavad energiat juurde, see on väljaspool minu kompetentsi piire, kuidas seda täpselt selgitada. Aga nad elavad teiste rõhkkondade, kõrge ja madalrõhkkondade vahel, nad tunnevad nagu vasakult ja paremalt poolt, igalt poolt teiste struktuuride olemasolu. Ja nad tõuklevad oma vahel ja arenevad selles süsteemis. Nii et see on tegelikult väga keerukas süsteem ja iga torm areneb natuke niisamoodi, külastab erinevaid merealasid, kus ta jõudu saab, läheb üle erineva pinnakaredusega, erineva pinnaehitusega kohtade ja sellele vastavalt siis modifitseerub. Ja samas need võrrandid, mis kirjeldavad tormide arengut, need on täpselt ühed ja samad. Ja huvitav moment on siin just see, mille osas on kaasaegne fundamentaalteadus saanud innustust just atmosfääri füüsikutelt, tormi ennustajatelt. Selgub, et teatavas mõttes pikka aja peale ei olegi võimalik täpselt ette ennustada, mis toimub. See on kuulus ütlus, et liblikas lehvitab tiibu Brasiilias ja siis sünnib kuskil mujal maailmas torm. Ennustatavuse horisont on jämedalt nädal kuni 2 ja pikemalt ette ei ole ka teoreetiliselt võimalik ilma ennustada. Me saame seda teha statistiliselt, aga täpselt ette öelda mitmeid nädalaid, kui suur on tuulekiirus ühes kohas, on teoreetiliselt võimatu. See on meie universumi struktuuri osa, et me ei saa detaile pikka aega ette näha. Aga mida tähendab teie jaoks selline väljend vaikusene tormi? Kas on mingisugune füüsiline põhjendus või põhjendus, et enne tormi on kuidagi kirjandusest ja kõigest on jäänud, et või filmidest, et kui oodatakse tormi, siis on kuidagi selline haudvaikus või selline ohtu ennustav vaikus ja siis tuleb see maru. Et pahaendeline vaikus. Ma usun, et see on suurelt jaolt kirjanduslik kujund. Mis sellega seondub, on pigem see, et kuskilt servast hakkavad taevas ilmuma pilved. Ja kui pilved on nii-öelda alla päikest, tunduvad nad palju tumedamata nagu siis, kui nad juba päikese ees on. Ja enamasti, kui torm algab juba suure tuulega, see on juba alanud. Et tormi alguseks loetakse seda momenti, kus pöörlev õhurõhusüsteem meile kohale jõuab. Meil Läänemerel on võimalikud ka frontaaltormid, aga see on natuke teistmoodi lugu. Ja ikka on nii, et tormi eel on vaikne, muidu ei saaks ju tormist rääkida. Lähme nüüd selle Läänemere juurde, meie mere juurde lähemalt. Kui huvitav uurimisobjekt on Läänemeri? Läänemere maalis üks täiesti unikaalne veeala. Siiamaani vaidlevad tõsised inimesed selle üle, et kas see on suur järv või väike ookean. See, et tema on riimveeline, et tema veesoolsus ja muud omadused muutuvad väga laiades piirides, märksa suuremates piirides kui maailma ookeanis või maailma ookeani üksikites osades, teeb elu siin väga keerukaks, et siin suudavad hakkama saada ainult võrdlemisi vähesed liigid.
takkotse külmub see veel eriti lahtedes väga pikaks ajaks. See, et siin on väga palju riimvett ja väga suured veesoolsuse muutused pinnast põhjani ja ka pikki Läänemerd, tingib olukorra, et Läänemere dünaamika on vähemalt sama keeruline kui Atlandi ookeani dünaamika. Dünaamika keerulisust hinnatakse mereteaduses mitte selle järgi, kui suur mingi mereala on, vaid see, kui palju keeriseid mahub ühe mereala sisse. Keeriste suuruse määrab vee tiheduse ja vertikaalne jaotus ja samuti ka natukene topograafia. Nii et Läänemere läbilõikesse, ristlõikesse mahub 7-8-10 keerist, neid keerisid hüütakse synoptilisteks keeristeks, nad on atmosfääri kõrgrõhkkondade ja madalrõhkkondade analoogid ja umbes sama palju mahub need Atlandi ookeani ristlõikes, lihtsalt Läänemeres on keerised väiksemad. Selleks, et Läänemerd modelleerida ja aru saada, mis seal toimub, peaks olema mudel nii hea, mis suudab need keerised ühe kaupa meile arvutiekraanile tuua ja nähtavaks teha. Ja sellest tuleneb Läänemere keerukus dünaamilises mõttes. See on uskumatult keerukas süsteem. Samal ajal on Läänemeri ju suhteliselt väike ja siit uurimislaevaga üle sõita on pool päevakest või päev, Atlandi ookeanist uurimislaevaga üle sõita kestab nädal. See tähendab seda, et Läänemerd me saame uurida võrdlemisi väikeste kapitalimahutustega ja siit saadud teadmisi rakendada siis suuremate, aga dünaamiliselt samasuguste situatsioonide jaoks. Samas on Läänemeri siiski suhteliselt kapriisne meri. Läänemere kapriissus on rohkem meie retseptsioon selle kapriissuse suhtes. Tegelikult on nõnda, et 90% ajast ehk 10-11 kuud loksub Läänemeri väga vaikselt ja rahulikult. Läänemere keskmine laine kõrgus päris mere avaosas üle pika aja on 1 meeter ja laine kõrgus Soome lahe keskosas 60 centimeetrit, Tallinna lahel 30 centimeetrit. Ja samal on võimalikud Läänemeres tormid, mis viivad laine kõrguse 9 meetrini, Soome lahes üle 5 meetri, Tallinna lahes üle 4 meetri. Taolised tormid täidavad aja, mis on väga väike murdosa, mõni päev mitme aasta kohta. Nii et 90% ajast loksub meri väga rahulikult, mitte midagi ei toimu, lainetus alla põlvekõrguse, umbes 7-8-9% ajast on situatsioon, mida võime öelda kas tuuliseks või nõrgaks tormiks ja napp 1% ajast on siis see, kus me tegelikult vajame tormi ennustust ja peame olema natukene ettevaatlikud. Nii et päris heas kohas elame ikkagi siiski. Me elame sõna otseses mõttes vanajumala enda selja taga. Meil on puudu väga paljud purustavad loodusnähtused. Seesama kuulus jaanuari torm ulatus napilt esimese kategooria orkaani piiri peale. Ja numbrites jäi ta natukene alla Ameerikas olevatest orkaanidest lihtsalt selle tõttu, et meie kandis armastatakse mõõta tuulekiirust 10 minuti keskmisena ja Ameerikas armastatakse mõõta 1 minuti keskmisena. Ja need suurused natukene erinevad. Et kui me mõtleme, et USA tabab iga aasta mitu 4. kategooria orkaani ja meil on siis 1 kord kogu Läänemere ajaloos esimese kategooria orkaan, siis on meil ikka tõsiselt vedanud.